Mida asja? Rakvere on pime. Eile õhtul aknast välja vaadates tabas rakverlasi mitmel pool õudusfilmi sarnane vaatepilt. Mitmed piirkonnad jäid klõpsust elektrita ja tänavaid kattis vaid suur tühjus ja pilkane pimedus. Kõige suurema löögi sai kesklinn, kus keskväljaku ja bussijaama ümbruses valgustasid teid ainult mööduvad autod. Minule kui linnajuhile ei tulnud ka mingit teavitust, et ma järeldan sellest, et olukord oli siis ka ikkagi energiaettevõttel nii-öelda kontrolli all, et nad teadsid, et nad saavad selle kiiresti lahendatud. Rakvere linnas nii Rakvere soojus kui Rakvere vesi on kriisideks hästi valmistunud, et neil on võimekus kuni 72 tundi asjadega tegeleda nii, nagu nad peavad olema ja peale seda siis ka tasapisi minna üle muule režiimile. Kui kodudes pakkus kadunud elekter ehk veidi romantilist keskkonda, siis kohaliku spaasse puhkama saabunud inimesed said sooja sauna asemel rännaku pimedates koridorides. Loomulikult, kui kliendid on saunades või basseinides ja kaob vool ära, kõik on kott pime, ehk siis esimene reaktsioon on küll niisugune natuke ehmatus. Aga ütleme niimoodi, et me ikkagi oleme natukene, mõned korrad on meil sellise asju juhtunud ja me oskame sellisel juhul käituda ja oleme ka ette valmistunud. Käsikaudu basseinist välja ronimisel võib küll olla teatav põnevus, kuid restorani kokad said töötada täiesti uutes ekstreemsustes. 8:30 oli täpselt selline aeg, kus pidi inimestele pearooga serveeritama ja siis läheb vool ära, siis oli küll. Õnneks meil oli söeahi, millega me saime siis pearoad valmis teha ja ventilatsiooniga küll oli jama. Suitsu oli natuke köögis rohkem kui tavapäraselt, aga jällegi saime hakkama. Rakvere haigla jäi elektrikatkestusest õnneks puutumata. Halvema stsenaariumi korral lülitab aga haigla enda automaatselt ja täielikult üle generaatoritele, mis on võimelised töötama ükskõik kui pikalt, peaasi, et oleks kütust. Pimeduse varjus kogunesid küll mõned noortekambad, kes koos veidi valjemat muusikat kuulasid, kuid politsei vaates möödus rohkem kui 4 tundi kestnud pimedus ilma suuremate vahejuhtumiteta. Eile circa 8:30 ajal siis meil läks enam-vähem pool Rakvere linna pimedaks ja põhjuseks oli siis see, et oli kõrgepingekaabli rike. Ehk siis lihtsalt öeldes andis vana maakaabel otsad. Puki sõnul on selliseid olukordi ennustada pea võimatu, sest elektrivõrgus on väga palju erinevas vanuses kaableid ning suurim roll on looduslikel mõjudel. Maa sees küll torme ei ole, aga maapinnasel on hästi palju muid tegureid ja mõjutajaid, mille tõttu siis kaablide isolatsioon läheb kehvemaks, on need siis suured sademed, on see külmumine, mis siis mitmete talvedega tekib see külmumine, sulamine ja selle tõttu siis kaabli omadused lähevad kehvemaks. Rikkest oli häiritud 2850 klienti, kellest viimased said elektri tagasi kella 1 ajal öösel. Vool anti linnale tagasi tänu ümberlülitusele ning veel täna tegeleb brigaad rikke parandamisega. Rakvere linnapea Triin Varek sõnab, et linna jaoks oli see hea kriisiõppus. Rakvere linn on hästi valmistunud kriisideks, et ka meil on olemas 5 generaatorit, meil on olemas kerksuskeskused, et kui tegemist on sellise laiaulatuslikuma elektrikatkestusega, siis me saame kõik need kasutusele võtta, oma keskused avada, jagada inimestele infot, oleme valmistunud ja plaanid on olemas, aga väga oluline on sellises olukorras just iga inimese enda ja oma pere toimetulek.